Tere, mina olen Peeter Soovik ja täna räägin teile lühidalt, mis asi on Uponox Matrix AI. Tavapäraselt on nii, et soojuspump ja põrandkütte automaatika töötavad teineteisest sõltumatult. Ehk ühtpidi soojuspump valmistab küttevett, põhinedes erinevatel kriteeriumitel ja põrandakütte automaatika siis arvestades termostaatidelt saadavale infole lihtsalt avab või sulgeb küttekontuure. Omavahel nad ei suhtle ja koostööd kui sellist ei ole. Nüüd, kui minna siis soojuspumba juurde, siis üks soojuspumba seadistatav väärtus või arv on soojuspumba küttekõver ja küttekõver kui selline tähendab siis seda, et millise temperatuuriga küttevett soojuspump väljastab sõltuvalt välisõhu temperatuurist, ehk kui siit graafikult näiteks võtta üks küttekõver, võtame selle ülemise näiteks, siis 0 kraadise välisõhu temperatuuri juures väljastab soojuspump jämedalt siin 35 kraadist vett ja -20 kraadise välisõhu temperatuuri puhul on see väljastatav temperatuur kuskil 45 kraadi. Selle küttekõvere häda on see, et seda ette ennustada, nagu ma ütlesin, on väga keeruline, et milline see küttekõvere väärtus parasjagu õige on. Ja üks lahendus, mida soojuspumba puhul kasutatakse, on see, et lisatakse kogu süsteemile siis üks ruumiandur. Selle ühe ruumianduri häda jälle omakorda on see, et üks ruumiandur ei peegelda kogu maja seisundit, ehk kui meil on ühtepidi siis see ruumiandur näiteks päiksepoolses osas, siis võivad jääda põhjapoolsed ruumid jahedaks. Ja küttekõvera ja soojuspumba häda on veel ka see, et ega nad võimalikke välisõhu temperatuuri muutusi ka arvestada ei oska. Ehk teades Eesti ilma siis, et täna on 0 ja homme -20, siis soojuspumbal võib võtta aega enne kui ta sellisele muutusele reageerib. Ja teistpidi on see, et kui me paneme igaks juhuks selle küttekõvera väärtuse hästi suure, see tähendab, et anname siis pealevoolu temperatuuri hästi kõrge, igaks juhuks, et maja külmaks ei jää, siis paraku on nii, et mida kõrgem on soojuspumbast väljastatava küttevee temperatuur, seda väiksem on selle soojuspumba kasutegur ja mida väiksem on soojuspumba kasutegur, seda suuremad tulevad teie elektriarved. Ja tulemuseks ongi siis kas üle- või alakütmine, suured elektriarved või selleks, et süsteemi peenhäälestada, tuleb siis see paigaldaja omale koju kutsuda, kui ise seal soojuspumba menüüdes surfamisega hakkama ei saa. See võib olla mõnikord üsna keeruline. Nüüd teistpidi põrandakütte ruumitemperatuuri automaatika töötab paraku samamoodi iseseisvalt, et ei mõjutada mingil moel soojuspumba tööd, ehk ei tõsta ega langeta selle pumba pealevoolu temperatuuri ja küttekõverast ei teada midagi. Ainus, mida siis põrandakütte automaatika teeb, on see, et ajamite abil siis konkreetse ruumi küttekontuure avab või sulgeb. Ja tulemuseks võib jälle olla, et te natukene kütate üle, ehk te väljustate soojuspumbast liialt kõrget temperatuuri, kui tegelikult selleks vajadus puudub. Või siis selleks, et peenhäälestada, tuleb jällegi, võib olla vajadus kohale kutsuda paigaldaja, mis on rahakulu ja tülikas inimesele. Nüüd nendele kahele eelpool nimetatud probleemile ehk selle soojuspumba ja põrandakütte automaatika koostöö puudumisele leidis Uponor 2021. aastal lahenduse, ehk selle lahendusega ühendati siis nibetootja soojuspumbad põrandakütte automaatikaga üle pilve ja tänu sellele ühendusele hakati siis soojuspumba küttekõverat muutma automaatselt, ehk enam ei olnud see küttekõver mingisuguse menüüga staatiliselt või igaveseks paika pandud, aga see hakkas ajas muutuma ja selle küttekõvera
kalde muutumine või muutumist siis toimetas või see toimus tänu siis põrandakütte automaatikasse integreeritud algoritmi abil ja arvestati siis nii ruumitemperatuure, neid seadeväärtusi, mis termostaatidele seadistatud olid ja vaadati ka, kui palju ühes või teises ruumis ajamid avatud on või kontuurid avatud või suletud ja selliseid parameetreid. Ja tänu nendele parameetritele siis aktiveeriti dünaamiline küttekõver režiim, ehk enam ei olnud see küttekõver siis mingi kindla numbriga nii-öelda kivisse raiutud, aga see ajas pidevalt muutus. Ja mida veel teha sai, oli siis see, et käis see kõik üle äppi, eks ole, et äppis oli võimalik siis seadistada seda, et kas soojuspumba küttekõvera siis muutused on kiired, keskmise kiirusega või aeglased. Tavapäraselt valiti keskmine reageerimiskiirus. Süsteem töötas väga hästi, mõned puudused seal siiski olid ja need puudused on siin ilusasti ka loetletud, ehk häda oli selles, et see algoritm ei arvestanud välistemperatuuri ega muid ilmastikutingimusi, kas või seda, kas päike paistis või mitte. Ei olnud ta väga hästi reageeriva kiiretele muutustele, ehk selles mõttes, kui ilm kiirelt muutus ja ka maja soojuslikest parameetritest või õigemini siis soojuskaost ei teadnud ta suurt midagi. Ehk ta tegelikkuses ikkagi süsteemi toimimist parandas, aga oleks võinud teha seda mõnevõrra paremini. Nüüd eelmise aasta keskpaigast umbes tuli Uponor välja eelpool nimetatud lahenduse täiustatud versiooniga, kus siis selline ettekirjutatud algoritm asendati tehisintellektiga, ehk täna siis toimub see asi nii, et tehisintellekt on siis see, kes või mis selle soojuspumba küttekõverat vastavalt põrandkütte automaatikalt saadud infole muutma hakkab. Ja lisaks siis, mida siis see tehisintellekt juurde andis, siin slaidil on näha, ehk nüüd arvestab siis lisaks nendele ruumide temperatuuridele ja seadeväärtustele arvestatakse ka ilmaolusid nii reaalajas ehk ilm praegu kui ka ilma ennustust, mis tähendab siis seda, et kui ilm järsult on ette näha, et jaheneb, siis hakatakse süsteemi varakult ette kütma ja arvestatakse ka või tehisintellekt arvestab ka hoone soojuslikke parameetreid ehk algselt seadistamise käigus te panete paika, et kas teie hoone või kodu on suhteliselt tagasihoidlikult isoleeritud või on ta üsna nii-öelda väikese soojuskaoga. Sellest saab siis tehisintellekt alginfot, tulevikus hakkab ta seda automaatselt nii-öelda muutma või peenhäälestama. Ja saame alati ka sellele tehisintellektile ette öelda, et milline see meie poolt soovitud tulemus olema peaks, et kas me tahame, et meil oleks maksimaalne energiasääst või teistpidi tahame, et meil oleks tubade temperatuurid võimalikult ühtlased või oleme siis valinud mingisuguse vahepealse versiooni. Nüüd, kuidas tehisintellekt infot saab või mismoodi ta töötab, et tehisintellekt töötab tegelikult pilvepõhiselt. See tähendab, et soojuspumba ja põrandakütte automaatika vahel mingisuguseid kaableid vedama ei pea. Et kui meil on pump juba olemas ja oleme paigaldanud põrandakütte automaatika, siis tegelikult on meil vaja ainult äppi ja soojuspump ja automaatika omavahel ühilduvadki. Selle slaidi peal on siiski siin kirjutatud üks lause kaabliga ühendust on meil vaja või kaablit vedada võib olla vaja ainult juhul, kui me tahame oma soojuspumba ja põrandakütte torustiku kaudu oma elamist suvisel ajal jahutada, siis selleks võib olla vaja üks kaabli vedamine. Kui me jahutusrežiimi ei kasuta, siis seda kaablit vaja ka pole. Ja siin slaidi peal on näha seda, et mismoodi me seda tehisintellekti poolt seadistatud süsteemi näha saame
või näha seda, mida ta teeb, et selleks on Smartix Pulse 2 äpp ehk mobiiltelefoni ekraanilt, siis esiteks saame me seda koostööd seadistada, teiseks saame me jälgida, mida see Smartix AI siis meie küttesüsteemiga teeb. Kuidas Smartix AI töötab, et noh, nii nagu eelnevalt juba räägitud, on hulk erinevaid sisendeid, mis sellesse tehisintellekti aiu söödetakse, ehk vasakul pool siis saab see tehisintellekt infot ruumitemperatuuridest, ruumitemperatuuride seadeväärtustest kaasa arvatud ehk sellest temperatuurist, mida me soovime oma ruumi. Lisaks jälgib ta siis ilmaennustust, nagu jutt oli, kasutatakse IBM-i andmeid ja kolmandaks on arvestab ta hoone parameetrid ehk esialgselt siis neid andmeid, mis me oleme seadistamisel sinna sisestanud, hilisemalt oskab ta neid hoone parameetreid juba ise määrata, kui ta on mõnda aega seda süsteemi käitumist nii-öelda analüüsinud, ehk ta on õppevõimeline, eks ole, et me ei pea ise seda täppist kogu aeg muutma. Ja vastavalt sisenditele, nende andmetele, mis ta saanud on, mida siis see tehisintellekt teeb, noh, nagu eelnevalt räägitud, ehk tema siis muudab soojuspumba küttekõvera väärtust, tõstab või langetab seda vastavalt vajadusele ja annab ka tagasisidet süsteemile. Nüüd ühendamine, nagu ma rääkisin, toimub pilvepõhiselt ja pilvepõhiselt on siin siis kaks varianti, ehk teatud tootjate puhul, kui me räägime Nibest, Daikinist või Alfa Innoteki soojuspumpadest, siis need ühilduvad oma siis põrandakütte automaatikaga ilma igasuguste vahevidinateta üle õhu. Mitte midagi juurde vaja pole. Kui meil on teiste tootjate soojuspumbad, siis tuleb meil juurde muretseda üks sellise ettevõtte nagu Aido ProLüüs. See on üks vaheseade, mis siis võimaldab seda soojuspumpa ja põrandakütte automaatikat omavahel ühendada. Nüüd seadistamisest, noh, kui meil on need algtingimused täidetud, ehk meil on pilveühendusega soojuspump ja pilveühendusega Smartix Pulse põrandakütte automaatika, siis see protseduur selleks, et need omavahel siis kokku sobitada ja tehisintellektile hallata anda, on Smartix Pulse äpp ja selles äpis see ühenduse loomine on imelihtne, mõned nupuvajutused. Põhimõtteliselt on meil vaja siis lihtsalt anda äpile teada oma soovidest, et kas me tahame saavutada siis maksimaalset mugavust, maksimaalset energiasäästu või tasakaalustatud versiooni. Noh, sisestame ka selle esialgse maja soojapidavuse ennustuse, mis nagu ma eelnevalt rääkisin, tegelikult siis hilisema õppimusprotsessi käigus juba tehisintellekt ise saab aru, et kui soojapidav meie maja on või kui palju sooja tarvis on. Noh, asukoht, see on oluline ilmaennustuse seisukohalt, eks ole. Ja kasutamise aeg on meil igal ajal võimalik see integratsioon või see omavaheline ühendus katkestada, noh, kui meile tundub, et see ei tööta nii, nagu me soovisime, noh, näiteks või katsetamiseks, et kui suur on küttekulu siis, kus Smartix AI ei tööta. Noh, võime alati selle paigaldise kustutada, müüme oma maja maha või mis iganes või vahetame soojuspumpa, eks ole. Ja nagu eelnevalt räägitud, siis saame muidugi pidevalt vaadata ka oma paigaldise infot, et neid temperatuure ja küttekõvera muutusi ja muud sellist, et see kõik on äppis ilusasti nähtav. Ja veel kordan siis üle, et mis selleks vaja on, et seda Smartix AI kasutusele võtta, siis vaja on tegelikult meil soojuspumpa, mis on toetatud ja mis on ühendatud pilvega, ehk teil peab olema siis selle soojuspumba tootja pilvekonto. Lisaks peab teil olema siis Uponor Smartix Pulse põrandakütte automaatika, mis on omakorda ühendatud siis Uponori pilvega. Ja kui need tingimused on täidetud, siis Smartix AI tööle ka saab.
Üldjuhul on Uponori pilveteenus on kindlasti tasuta, soojuspumpadel võib olla siin mingisugused kuutasud pilveühendusele, aga see on pigem vähem levinud. Ja noh, kui meil on soojuspumbad, siis mitte alfad, nibed või taikinid, siis tuleb meil muretseda ka see Aido Pro lüüs, eks ole, selleks, et nad omavahel ühendatud saaks. Nüüd väike vaheslaid rääkides põrandkütte automaatika arengust üleüldse, siis noh, ma julgen arvata, et me oleme siis täna jõudnud selle põrandakütte automaatika 3. arengufaasi, ehk kui siis nii-öelda minevikus oli see automaatika koosnes põhimõtteliselt 2 detailist, ühed olid on-off bimetall termostaadid ja 230 voldised ajamid, siis see töötas selliselt, et kui oli soojusvajadus, siis bimetall tegi lõpsu, andis ajamile voolu, avas konkreetse küttekontuuri ja vastupidi. Noh, selle esialgse termostaadi või esialgse süsteemi hädad olid siis need, et see hüsterees ehk see temperatuuri kõikumine oli suhteliselt suur. See tähendab, et ruumiõhus võis olla soovitud 23 kraadi asemel 22 või vastupidi, et soovitud 23 kraadi asemel 24, ehk see kõikumine oli päris suur. Ja bimetall termostaatide häda oli ka lülitusheli, ehk ta tegi klõpsu alati, kui ta lülitus, see võis olla mõne inimese jaoks ebamugav või tüütu. Aga noh, töötas, eks ole. Nüüd järgmist põlvkonda, kui vahepeal muidugi tulid juurde ka digitaalsed termostaadid, mis võib-olla olid juba helitud ja reguleerisid mõnevõrra täpsemalt, hüsterees oli pise, siis meie arvame, et selline teine laine või teise põlvkonna põhiline eelis või põhiline uuendus on tegelikult hoopistükkis automaatne tasakaalustus. Ja automaatne tasakaalustus tähendab siis seda, et kui tavapäraselt oli nii, et meil on põrandakütte kollektor, eks ole, erinevate väljunditega erinevate ruumide jaoks, siis tänu sellele või sellel põhjusel, et ruumid suurused ja küttekaod on erinevad, pidi siis tegelikult selleks, et soojavajadust katta, olema erinevate kontuuride voolava küttevee vooluhulgad erinevad. Ja vooluhulkade seadistamiseks kasutati kollektori peal olevaid vooluhulga regulaatoreid. Noh, seal oli selline ujuk ja juhuke skaala, kus olid need liitrid minutis ilusasti peale trükitud. Tuli siis iga toa jaoks siis see seadistamine käsitsi selle kollektori pealt ära teha. Siis teise põlvkonna automaatika oli juba nii tark, et ta suutis selle tasakaalustamise töö ära teha elektrooniliselt ehk tänu oma algoritmidele. Suutis ta aru saada, kui suured vooluhulgad või kui suur küttehulk ühte või teise ruumi vajalik on ja elimineeris siis vajaduse selle jaotuskollektori peal neid vooluhulga regulaatorid üleüldse näppida. Ja tulemuseks oli oluliselt täpsem temperatuurikontroll ja lisaks veel ka see, et kui manuaalne tasakaalustus sai tehtud, eks ole, siis kui oletame näiteks, et just esitasite uue maja ja seadistasite kõik paika ära ja võib-olla 5 või 10 aastat hiljem otsustasite, et laminaatparkett oleks vaja välja vahetada korraliku paksu puitparketi vastu, siis manuaalse tasakaalustuse puhul oleks vajalik olnud ka nende vooluhulkade tõstmine, kuna paks parkett on halvem soojusjuht, energiat kulub rohkem, eks ole, või temperatuur, siis see automaattasakaalustus sai sellest aru, see tähendab, et ta põhimõtteliselt tasakaalustas seda süsteemi jooksvalt kogu aeg, ehk et kui te tegite mingeid muudatusi või panite elutoa parandale paksu vaiba, siis ei olnud teil vaja minna mitte kuhugi, mitte midagi krudima, aga automaatika tegi selle töö teie eest. Ja tänane või tulevikumuusika on siis tehisintellekt, ehk tehisintellekti põhieelised on see, et ta on 100% hoonepõhine, äärmiselt intelligentne,
arvestab oluliselt rohkemaid parameetreid kui lihtsad termostaadid või lihtne automaatika. Ja kõigele lisaks on ta ise õppiv ka, ehk ta saab ajas järjest targemaks ja järjest see tulemus on järjest energiaefektiivsem või siis teistpidi, eks ole, on temperatuuri kõikumine ruumides viidud praktiliselt miinimumi, et enam mingisugustest just reesidest ega asjadest me rääkida ei saa. Ja kokkuvõtvalt, et ega see SmartXAI iseenesest midagi ju keerulist ei ole, ehk tegemist on tehisintellektiga, mis arvestab erinevaid parameetreid ehk kõikide ruumide temperatuure, seadeväärtusi, ilmaennustust, kaasa arvatud hoone soojuslikku käitumist ja vastavalt siis sisestatud parameetritele või loetud parameetritele optimeerib soojuspumba pealevoolu temperatuuri, üritab seda hoida võimalikult madalana, et ehk soojuspumpa kasutegu oleks nii maksimaalne kui võimalik ja on hästi kohandumis- ja õppimisvõimeline, ehk ta töötab ikkagi konkreetse hoone parameetrite järgi ja on võimalik natukene ka ajas ette näha ehk hakata reageerima juba enne, kui mingisugused muutused toimunud on. Ja on tehtud ka selline test, Granada ülikool on selle teinud, et kus oli siis testhooneks võeti üks maja, kus on 5 kontuuriga põrandaküte, 5 tsooniga, 5 toaga siis ja katsetati kõiki 3 seadistusviisi ehk seadistust, kus oli eesmärgiks maksimaalne küttesääst, seadistust, mis oli selline tasakaalustatud ja 3. oli siis maksimaalne mugavus ehk võimalikult väike toatemperatuuri kõikumine ja teatud kuudel saavutatav energiasääst küündis sinna 17% kanti ehk tulemus on nagu ilusasti näha, et ligi 1/5 elektrienergiast on võimalik tänu SmartXAI-le säästa. Tänan vaatamast, minu poolt kõik, lisainfot alati leiate Uponori kodulehelt ja kodulehel on ka kontaktid, et kui te tahate kirjutada või helistada, siis küsige julgesti. Tänan veel kord, järgmise koolituseni.